te valisite ja käisite isegi neid autosid otsimas koos Eva Essega, mis näitab seda, et kõik oli suurepärane. Ja minul tekib... Kas nüüd just suurepärane, aga kõik oli? Kõik oli veel normaalne, ütleme siis niimoodi. Tere hommikust, Karola, Madis. Tere hommikust. Üle 4 aasta oleme jälle koos. Järsku kolm ikkagi. Peab vaatama arhiividest järgi. Just, ja sa näed täpselt samasugune välja. Sina ka. Aitäh. Ja endiselt sa ei kanna meiki, endiselt sa ei juukseid pesed, aga ei kammi, ilmselt ei värvi ja kõik on samamoodi. Ja sa näedki sama hea välja nagu, ma ei tea, 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi. No ma tänan. Sina minu meelest lähed üldse ajast tagasi kogu aeg. Just, ma panen rohkem meiki peale. Aga me oleme täna siin hommikusöögil, sellepärast vaadake eelvideot. Meil on põnev eelvideo, kus me läksime siis sinu uude koju, mis ei ole sugugi selline, mida ma oleksin võib-olla oodanud. See üllatas mind, jahmatas ja mul hakkas isegi natuke kurb, sest ma pakkusin oma poja tuba sulle, mis on praegu vaba minu korteris, et kui sul kuskil tududa ei ole, siis et tule meile. See on nii hea pakkumine, et ma juba huvi pärast tahaks seda vastu võtta. Sa võidki mulle hiljem helistada ja öelda, Anu, ma ei saagi täna oma selles uues kohas, vaadake, mis see on, ööbida, et mul ei ole voodi tulnud veel. Aga see selleks, tõepoolest, ma arvasin, et sa kutsud mind karavanni. Aga ma tulin täna hoopis sellisesse suurde, mis autos on? Kaubik. Kaubik. Selline valge kaubik, mis ei ole kõige parema kuulsusega, sest tavaliselt kõik, kes tahavad märkamatuks jätta, siis sõidavad valge kaubikuga ringi ja teevad pahandusi. Vähemalt Ameerikas. Just, pätid ja röövlid. Ja... Inimröövlid ja nii edasi. Aga sa hakkad seal elama, sa oled maha müünud oma maja, mis oli siin päris lähedal. Me oleme siin, kus me olemegi Pääsküla laagri vahel siin kuskil Musu restoranis, imearmsas kohas. Ja müüsid kõik maha ja kolid autosse elama. Mõneks ajaks võtan aja maha, mõtlen oma elu üle järele, teen mingeid otsuseid, vaatan maailma ja nii edasi. Kas see pauk tuli ka pisut sellest, et juhtus selle 3 naist karavanisse? Ei, sest tegelikult ma alustasin selle karavani ehitusega umbes 2 aastat tagasi. See lihtsalt on hullult palju aega võtnud. Eelkõige sellepärast, et raske on olnud leida aega, kui kõik osalised saavad korraga seda teha. Aga eks on olnud ka palju äpardusi, mida tuleb ümber teha ja nii edasi. Aga see ei olnud üldse sellega seotud. Me isegi vist... Itaalia hooaja lõpus rääkisime sellest, kuidas ma hakkan seda ehitama ja pärast seda me ju käisime veel Prantsusmaal, et see oli ikkagi varasem otsus. Et see oli veel see aeg, kui kõik oli hästi, sest kui me täna karavanis olime, või vabandust, kaubikus, vaadake järgi, siis sa ütlesid, et valisite ja käisite isegi neid autosid otsimas koos Eva Essega, mis näitab seda, et kõik oli suurepärane. Ja minul tekib Kas nüüd just suurepärane, aga kõik oli? Kõik oli veel normaalne, ütleme siis niimoodi. Ja minul naisena tekib see küsimus nüüd, et kuule, et kas naised üldse suudavad teha midagi koos, et nad riidu lõpuks ei lähe? On see võimalik? Loomulikult suudavad ja eelkõige tegelikult ma olen alati seda meelt, et kõige ägedam on teha koos tööd inimestega, kellega sulle meeldib aega veeta, ehk siis nagu sõpradega koos töötamine on parim asi maailmas ja kui tuleb välja, et tegelikult te ei saa sellega hakkama või tulevad mingisugused inimese pooled välja, mis nagu näitavad, milline ta tegelikult on, siis see on tegelikult hea asi, sest ei ole ühtegi inimest, kellega sa veedad rohkem aega elu jooksul koos kui sinu töökaaslased ja sa õpid neid loomulikult selle aja jooksul ka tundma. Ja kui sul ongi selline kontsentreeritud aeg, kus sa nagu palju aega pead inimestega koos veetma, siis tulevad need paled esile ja mõned sobivad ja mõned mitte. Et mina ei ole nagu seda meelt, et sõpradega ei saa koostööd teha. Loomulikult saab. Sa lihtsalt võib-olla saad teada, et mõned ei ole siis ikkagi su päris sõbrad, vaid ongi lihtsalt töökaaslased.
no aga öeldakse ju, et mine kellegiga reisile kas või oma uue peikaga ja sa näed, millised iseloomuomadused tal päriselt on, et kui sa veedad pikemat aega koos. Jah, aga ma olen nii paljude inimestega reisinud ja palju aega koos veetnud, et selles mõttes ma ei ütleks, et reisimine koos, ma ei tea, lõhub suhteid või midagi, et ta ikkagi pigem nagu kasvatab neid suhteid ja teeb paremaks, aga üksikutega siis tuleb välja, et koorub välja see, mis võib-olla on ootamatu. Aga kas te olite enne seda Karavani saadet, 3 naist Karavanis saadet ka juba sõbrad või sõbrannad? No mina tutvusin Eevaga 2016 aastal ja jah, põhimõtteliselt mina pidasin meid sõpradeks, ma arvan, et tema seda ei teinud, et ma olen ikkagi seda meelt, et kui sa oled kellegagi päris sõber, siis lihtsalt niisama mingite jaburate põhjendustega teie teed ei lähe lahku, te leiate alati lahendused, te räägite asjad selgeks, aga kui ei ole seda, et tahaks asju selgeks rääkida, siis on see sõprus ühepoolne, et ma tunnistan, olin loll, et mina pidasin seda sõpruseks, tema ilmselgelt seda ei teinud. Karm. Noh, elu on selline. Just. Aga kas me jõuame lõpuks ikkagi rahani? Kas raha on see, mis rikub ikkagi inimeste omavahelised suhted? Ei, ma arvan ikkagi, et inimesed rikuvad omavahelised suhted. Et raha lihtsalt toob välja, et mis inimestega on tegu. Ma olen algusest peale mõelnud, kui see kogu kupatus üldse algas, see saatesari, siis ma teadsin kindlalt, et selle taga on Karola Madis, sest ma tean, millised ideid sa genereerid, ma olen analoogseid saateid sinuga koos teinud ja ma kuidagi arvasin, et see on sinu välgatus on ju. Aga nüüd, kui ma hilisemalt olen lugenud mingeid nüüd artikleid, kus siis üks osapool väidab ühte, teine teist, siis justkui see ei olnudki sinu idee siis või kuidas see nagu täpselt oli? See oli essee idee? Ei olnud tema idee. See ongi see koht, kus see error tekib, et Eestis ei ole ideed või nii-öelda telesaate ideed kaitstud, et see on nagu selline keerulisem protsess, et tema nagu toetabki sellele faktile, et aga ideed ei ole ju kaitstud, et minu firmaga on leping, okei. Seaduses ilmis jah, aga kas see on õiglane, seda ma ei ole kindel, on ju. Et selles mõttes, et see on meie ühine projekt, jah, see sai ehitatud sellele, et ma käisin välja idee, et lähme Alpidesse Karavaniga, sest on koroona aeg ja nii on parem ja mõistlikum. Me vist isegi esimeses saates rääkisime, kuidas see idee alguses sai, aga läks nagu lappama ja ei, no see selleks, okei, see oli ühine. Sai sellest alguse, aga ma isegi ei tahaks sellele nagu toetuda nii väga, et kus see idee sai alguse, vaid sellele, et meie koostöös 50-50% nagu 50-50 koostöös me lõime selle brändi, tegime seda koos, mõlemad teenisime sellega raha, on ju, ilmselgelt ma saan aru, et meedias jääb mulje, et see on ju teie puhkusereis, see ei ole puhkusereis, see on tööreis, mina olen alati võtnud seda, et see on tööreis, me lähme tööle, meil on intensiivne tööperiood ja ma tean, et nagu paljudele võib jääda mulje, et aga te seal puhkate ja mingi joote veini ja nii edasi, okei, tehakse seda ka, aga see on ikkagi eelkõige töö ja kui sa oled nagu 5 hooaega teinud midagi koos, te olete koos selle välja töötanud ja siis ühel hetkel üks inimene ütleb, et kuna mul on olnud kavalust teha seda projekti meie firmal, meie ühise nagu kokkuleppe tõttu, et siis ta nagu lihtsalt viskab mu sellest välja ilma mind nagu minu panust kompenseerimata. Et see minu meelest on nagu nõme. No aga igal asjal on mingi algpõhjus. No ilmselgelt sellepärast, et on ju näha, et ma ei meeldi sellele inimesele, sest muidu ta ju niimoodi mulle ei teeks. Ja kui tulevad sellised väljaütlemised nagu, et meie need ei ühtinud ja blablabla, no loomulikult. Teie väärtushinnangud, sinu töökultuur, mis ma kõik nagu sellest välja lugesin, mul jäi järsku selline tunne, et sina lihtsalt tilulilu seal ja EVS pidi kõik töö ära tegema. Aha, ma ei tea, kas see saatest jääb ka selline mulje või? Ei, ma ei tea, hilisemad artiklid, vaata, kui juba riiuks läks, on ju siis... Vahet ei ole selles mõttes, et igal inimesel on õigus oma arvamusele, aga mina olen ikkagi seda meelt, et kui on mingi arusaamatus, siis tuleb asjad selgeks rääkida ja need nii-öelda tülid, mis meil olid, ei ole mitte
üheski päris sõprussuhtes põhjuseks, et nagu suhe ära lõpetada. Ehk siis, et kui see nagu need olematud tülid või arusaamatused, mis ei saanud ära klaaritud, on piisav põhjus, et see suhe ära lõpetada, siis see suhe ei ole kunagi päris olnudki. Sest mina olen alati olnud seda meelt, et kui on nagu arusaamatused, sa räägid asjad selgeks ja siis need ei ole enam arusaamatused. Ja tavaliselt läbi selle, kui sa asju räägid selgeks, saavad inimesed ka lähedasemaks. Kui aga teiselt poolt tuleb plokk ette, siis ju ilmselgelt on see suhe ühepoolne. Nüüd ma ei saagi aru, kas on ikkagi oli siis, et teine kaapertas ära, et teenida ise see raha rohkem või sa päriselt ka ei meeldinud ja tegid midagi? No loomulikult ma ei meeldi talle, ma tundsin seda juba aastaid ja sealt need probleemid alguse saidki, et ma juba enne esimest hooaega ütlesin talle, ma lugesin meie vestlused läbi, et mul on lihtsalt selline tunne, et sa käitud minuga nagu ma ei meeldiks sulle ja ma ei tea, mida nagu tegema peaks, on ju, sest ma ju ilmselgelt tahan sulle meeldida, me oleme sõbrannad, on ju. Aga noh, ma ei hakka rohkem detailidesse minema, aga see on fakt, et ma sellele inimesele ei meeldi. Mina pigem olin see, kes nagu üritas talle meeldida. Aga see ei olnud nagu, jah, see ei viinud meid kuhugi. No mina mõtlen, et väga paljud sõprussuhted lähevad tänu sellele nihu, et kui hakatakse mingid ühisprojekte tegema, ühisfirmasid, mingid, no kas või vestlusõhtuid. Ma ei ole seda meelt. Ei ole seda meelt? Üldse ei ole, sest mul on pigem olnud kogemused, et inimesed, kes on mu sõbrad, kellega ma olen koos töötanud, meil on just tore koos töötada. Et see on ainuke kord minu elu jooksul, kui tuleb siis nii-öelda töö viib meie elud lahku, aga ma arvan, et see ei ole nagu töö süü, see on lihtsalt see, et meie elud võib-olla siis ei pidandki koos olema. Aga Kristel Aaslaid, nüüd Keti Uibomägi läks kampa. Nad on ju ka sinu sõbrannad. Ma pidasin küll neid enda sõbrannaks, jah. Kas see tegi haiget ka, et nad nagu on nii lihtsalt nagu, ma oleks eeldanud, et kui mul on, ma ei oskagi jälle öelda, siin läheb see mängu, et kelle sõbranna sa kõige rohkem või rohkem oled, on ju? No nemad mulle on mõlemad öelnud, et nemad võtavad seda kui tööprojekti ja et minuga teeksid nad ühte asja edasi, Eevaga teist asja, et selles mõttes nad ei taha sekkuda. Aga sellega minu meelest nad ikkagi valisid oma poole ja see on nende valik ja see on täiesti okei ja kui nad on südamesõbrannad, siis mul on hea meel, et nad on. Jah, ma kujutan ette, et kahel toolil ei ole ikkagi võimalik istuda. Minu meelest on, kui need toolid lihtsalt eralduvad, aga kui üks tool teeb teisele toolile liiga, siis minu meelest see, kes võtab nii-öelda agressori poole või tähendab see, kes on neutraalne, võtab agressori poole, et selles mõttes igaüks võib tõlgendada seda, nagu ta tahab, aga selleks ma saan aru, et nemad ei ole ka huvitunud minuga rohkem suhtlemast, nii et see asi lihtsalt valgus ära. See teeb ju haiget, see ju... No loomulikult teeb haiget, aga mis sa siis teed? Mul õnneks on väga palju toredaid sõpru, et selles mõttes elu läheb edasi. Tundub küll, et läheb edasi, sellepärast, et nagu me nägime, kaubik on täiesti valmis praktiliselt veel viimased lihvimised teha ja sa oled otsustanud, et sa teed seda värki üksi edasi. Aga nüüd tekib 2 konkureerivat, üsna analoogset saadet. Pigem mitte, sest minu saates on ikkagi rõhk sellele, et kuidas ehitada ise kaubikust karavan ja mitte, et kuidas ma sellega ringi reisin. Aga sa lähed ikkagi reisile, sa paned... No reisile ma lähen ka, aga sinna tuleb hoopis teine saade, mis ei ole eelkõige reisi eesmärgiga, aga reisimine on üks väike osa sellest. Kas ma tohin öelda, kuhu see lõpp-punkt jääb? Või ei tohi veel? Seda võib Lõuna ja Euroopa põhimõtteliselt. No Itaalia kanti sinna kuhugi jääb see. Ja see on väga põnev projekt, ma ei taha sellest rääkida, sest sellest saaks täiesti eraldi saate teha, mida ja sa teedki sellest, millest see on fantastiline ja mind täiesti jahmatav idee, et aga see on küpsend sulle ikkagi väga kaua, et see ei ole ka tulnud niimoodi, et nipsust üle öö. Ei no see idee tegelikult originaalis ma oleks planeerinud seda teha koos karavaninaistega, aga kuna meie teed läksid lahku, siis ma teen seda lihtsalt üksi. Pigem on mul kahju, et neil endal see võimalus ära kadus, et ma kõik nende asjad ära korraldan, et neil oleks lihtsam,
aga noh, võib-olla nad ei taha ka seda, et selles mõttes ei, aga see on nii fantastiline idee, et kas sa seda ei karda, et järsku su toredad sõbrannad napsavad selle idee ka ära ja ma arvan, et neil ei ole piisavalt huvi seda korraldada, see on ikkagi päris suur korraldusettevõtmine ja kuna meie reisidel ka olen eelkõige olnud mina korraldajate kingades, siis ma lihtsalt ei usu, et neil on seda huvi selle vastu piisavalt, et ise seda ette võtta. Et sina olid ikkagi saates see piitsutaja, sa olid see tõsine pool, vaata, sina ei joonud kunagi veini, Karol ei joo üldse tegelikult tilkagi, ma mäletan. Ja siis sina vaatasid, et see toidu budget oleks nagu paigas on ju, et noh, teil oli ka eesmärk, et võimalikult odavalt läbi saada ja kõik need asjad, siis seda ma nägin küll, see kumas küll läbi saatest natuke, et teised tahtsid rohkem tilu lilutada ja šopata ja siis veinikest juua ja ja niisugust glamuurikamat elu elada. Järsku sinu selline natukene selline konservatiivsus või tõsidus või et sa võtad neid asja nagu, sa võtad küll hästi suure kirega neid, aga sa oled ka nagu hästi selline plaanimajandus, kõik peab tšuk. Ärskust see sai ka natuke saatusliku. No, kui sai, siis ega ei pea ju selliste inimestega koos olema, kes ei salli sind, eks ole. Aga ma ikkagi võtsin seda alati kui tööd. Minu jaoks oli oluline, et me lähme sinna, me teeme saadet, meil on piisavalt materjali, et pärast inimestel oleks mida vaadata. Aga nemad tahtsid puhkusele minna ja nalja teha ju. No nemad tahtsid võib-olla mitte nii palju teha tööd kui mõni teine, aga selles mõttes, et minu meelest saates ikkagi tuli see toredalt kokku, et erinevad karakterid rikastavad ja minu meelest ei peagi kõik ühesugused olema, et ongi tavalistes sõprussuhetes on ka ju nii, et üks korraldab, teine tuleb tilulilu kohale tegema ja siis on mingi kolmas, kes on hoopis kolmandat moodi, eks ole. Et igaüks annab väikse mingi erineva panuse, mis on saate jaoks ju väga hea. Saate jaoks on see tore ja minu meelest on ka eraelus tore, aga No väga tore, aga nüüd sa lähed sellist mustlase elu ikkagi elama ja kuudeks ja oota, sa lähed ülehomme juba teele, on ju? Jah, aga siis ma tulen korra tagasi ja siis ma lähen ühte teise kohta ja siis ma lähen uuesti tagasi sinna. Mis asja? Räägi nüüd natukene, sul pidi mingi põnev asi juhtuma või toimuma hakkama või mingi tore saladus on sul? No nüüd võib selle välja öelda, sest ma arvan, et selleks ajaks, kui inimesed seda intervjuud näevad, siis me oleme juba teel, aga me lähme Genkaga Guatemalasse reisisaadet filmima. Ma jäin sõnatuks. Genkaga, ta on üks su parimaid sõpru ka, on ju, Marisega? Ma ei ütleks parimaid, aga toredamaid. Et selles mõttes üks kauaaegsemaid, et ma ju Marise ja Henriga tean vist juba mingi 20 aastat, eks ole. Ja mul on selles mõttes hea meel, et me käisime tegelikult alles hiljuti paar aastat tagasi Maris, Henri ja meie üks ühine sõbranna käisime Panamas ja Kolumbias ja siis Henri ütles, et tal on olnud alati unistus teha muusikat põlisrahvastega erinevates riikides. Siis ma ütlesin, et aga sellest ju saaks teha toreda saate, et las ma korraldan selle ära ja lähme teeme. Ja siis nüüd me siin olemegi. Lähme vaatame Guatemala üle läbi muusika vaatevinkli. Ja lisaks, kuna seal on muusikat, siis me teeme seal ka ühe laulu ja selleks lendab sinna kohale ka prints. Sinu eks-Peika. Minu eks-Peika, jah. Täiesti, mul on suu vett täis, ma nagu seedin kogu aeg, väike aju ketrab siin. Prints. Jah. Sest mäletad, kui me Eestis käisime printsiga, sina olid ju ka meiega veetsid aega, siis Henri, Prints ja mu isa käisid stuudios, tegid koos laulu ja siis ma mõtlesin, et Guatemala on LA-le palju lähemal kui Eestile, et miks mitte produtsent, kes laulu teeb, tuleks siis hoopis LA-st, mitte Eestist kaasa. Sa tegid talle ise selle ettepaneku? Muidugi. Kes siis veel? Tuvi, kõva mutt oled sa küll. Et sind nagu ei häiri sellised asjad, me läksime lahku, te jäite sõpradeks, eks ole? Me saame normaalselt läbi ja ma olen alati nagu seda meelt, et tema puhul, et sõpradena on temaga lihtsam kui suhtes. Oota, nüüd sa lähed 2 mehega siis või? No eks meil tuleb... No ja tiim ka, aga no see on ikkagi nagu te olete see kombo on nagu siis 2 meest. No tema ühineb pigem reisi lõpupoole, aga jah. Kas tal naine on praegu või? Tal on pruut. Kuidas pruut laseb teda vana pruudi juurde? Ma arvan, et neil on see
läbiräägitav. Teil on läbiräägitav, aga sa ei tea mitte kunagi, mis džunglis juhtuma ma arvan, et prints ei ole selline inimene, kes laseks enda elul peatuda pruudi pärast. See oli krüptiline. Kuule, mulle tundub, Karol, et sa kuidagi nagu hakkad vaikselt seda Eestimaa mulda varvastelt ära ajama. Sa oled alati maailmarändur olnud selline kosmopoliit. Mulle meeldib ringi liikuda. Ega siis see, kui sa kuskil elad, ei tähenda, et sa pead seal kogu aeg paikne olema, et maailm on suur ja lai ja piirid on valla veel. Aga mul tundub ikkagi, et sa lähed Eestist ära. No ma käin kogu aeg Eestist ära. No ma tean, me lihtsalt ei taha seda jälle paljastada, me ei taha olla see vastik bitch, kes räägib saladused ära, aga mul on ikkagi tunne, et sa lähed ära. Okei, sul on mingid asjad, sa teed projektid siia Eestisse, aga sa tegelikult, sinu füüsiline keha on ikkagi siit läinud. Ega, kas sa oleks seda anyway teinud, sõltumata sellest, et meil on sellised üleüldiselt keerulised ajad praegu siin Eestis? Ma ei ütleks, et ma kuskile ära olen läinud, mulle lihtsalt meeldib vabadus, mulle meeldib maailm ja mulle meeldib reisida ja näha kohti ja ma ei tea, selles mõttes ma ei paneks ennast kuhugi raamidesse. Selles mõttes, et mul isegi oleks raske valida, et kus ma siis nagu päriselt elada tahan, sest mulle meeldib ringi liikuda. Kas sa paikseks ei ole mõelnud? Sa täiskasvanud naine juba, see ei ole plikatirts. Kas see nagu pere, lapsed, koerad, kassid, kodukotus, kõik sellised asjad, see tuleb, kõik on väga hästi, aga selliste asjade peale ei ole mõelnud, sest kui sul oleks näiteks lapsed ja pere, siis ega sa ei saaks liitutada niimoodi mööda. Miks ei saa? Väga paljud inimesed reisivad ju oma peredega ringi ja teevad ka sellest reisisaateid, kuidas nad peredega käivad kuude kaupa kuskil, et selles mõttes tšau, Pireti äget. Et selles mõttes minu meelest saab väga hästi, kui on huvi, siis on alati võimalus ja kui ei ole, siis võib ka kodune olla. Et sinu jaoks selliseid takistusi nagu ei ole. Et ma arvan, et see, et ma pere ei kasvata, ei ole üldse seotud sellega, et ma reisin palju, et nagu pigem on see, et kui mul tuleb mingi võimalus pere kasvatada, siis me ikka reisime ringi, aga kui praegu lihtsalt on nii. Kurja, see on tegemine, et selline kaaslane leida, kes oleks selline. Aga nad eksisteerivad, olen selliseid näinud. Jah, miks sa pole küüsi taha pannud? Tavaliselt neil on juba keegi. Okei, aga jah, see materiaalne pool me natukene selle karavanis või seal jälle kaubikus. No ikka, kuidas ma kutsun seda karavan või kaubik, mis ta on siis? Mõlemad on õiged. Kodu? Koduratastel. Koduratastel, jah. See koduratastel, et no ma muretsesin seal ka nagu, et seda finantspoolt, aga sa vastasid selle väga hästi, sa teed ju päriselt saateid, produtseerid ja sa saad, sealt tuleb see raha ja sa tegelikult sa nagu justkui elad unistust elu. Sa teed seda, mis sa tahad, samal reisimine, eks ole, ja sellega teenid ka siis raha, et seda muret nagu ei... Ja, ideaalis küll, kui õnnestub nii jätkata, siis oleks tore. Ja nüüd sa teed ainult üksi kõiki asju, kas sa nüüd kedagi kampaga võtad, Genka ütleb, et kuule, teeme nagu jagame jälle nagu või tuleb mingi tore sõbranna, ütleb, et kuule, et ma lööme ikkagi kampa ja teeme koos on no, nagu... Mul on loomulikult tiim, kellega ma teen, aga selles mõttes keegi neist ei ole küll avaldanud soovi midagi ise korraldada. Et pigem on ikkagi see, et ma korraldan ja siis teised teevad vastavalt sellele, mis on nende ülesanded või vajadused. Et see on täiesti sinu projekt otsast lõpuni? Korraldusliku poole pealt küll, aga selles mõttes ma ikkagi ütleks, et see on meie projekt, et nagu me teeme koos, lihtsalt ma korraldan. No ma just selles mõttes mõtlen, et kas sa enam julgedki kellegiga midagi nagu, kas see usaldus on nagu kadunud ka mingis mõttes, oled sa muutunud ettevaatlikumaks? Ma ikkagi olen seda meelt, et see, et mõni inimene selgub elu jooksul ei ole kõige parem, ei tähenda, et teised ei ole. Et selles mõttes ma ikkagi... Kui keegi su elust kaob, siis see on põhjusega ja kui peaks tulema veel neid olukordi, siis nagu väga tore ju, kui saab nendest inimestest ka lahti, et selles mõttes, et nagu ongi ju hea teha asju koos inimestega, kellega te üksteisele meeldite, mitte ei ole see, et sa pead kogu aeg arvama, et huvitav, miks ma sellele inimesele ei meeldi, et me peaks ju sõbrad olema. Ma loodan, et seal kaklema nüüd ei lähe siis jälle seal Genka ja Prints.
absoluutselt ei kujuta isegi ette, mis see peaks olema see põhjus, miks me peaks minema kaklema. Sa oled selles mõttes ka natuke sitke, me enne Off the Records rääkisime, et, et kui selline asi sulle tõmmatakse tegelikult kott pähe, olgem ausad, antud juhul siis me räägime sellest 3 neist karavanis. Et ega sa ei ole ka selline vist, kes käega lööb ja praegu nii lihtsalt rääkisid, ju see on siis ette määratud, on ju, kui me ei sobi, lähme lahku, on ju, las siis ta. Päris nii lihtne see ka ei ole. Kas sa, ma ei tahaks küsida, kas sa oled kättemaksu himuline, aga kas sa ikkagi nõuad oma õigust näiteks, et antud selle saate puhul, mis nüüd läks siis sinna, kuhu ta läks, on ju, et saad sa midagi sealt ikkagi nagu, et su hing ja süda jääks rahule? Ma jääks rahule, kui me leiaksime kohtuvälise lahendi, sellepärast, et see ei ole õiglane, mis ta tegi. Ta teab ise ka, et see ei ole õiglane, aga seaduse silmis võib-olla tal on rohkem õigust, kuna see on tema firma kaudu tehtud, aga mul on ka oma tõestused, meie omavahelised vestlused ja nii edasi, mis tõestavad vastupidist, on ju. Et selles mõttes, kui mul absoluutselt pole midagi selle vastu, kui nad teevad seda saadet edasi, kui mina saan oma õiglase kompensatsiooni selle enda panuse eest sinna saatesse ja ma teen oma asju, nemad teevad seda edasi, et kui neil tuleb endal paremaid ideid, võivad seda ka teha, aga seni, kuni neil paremaid ideid ei ole, siis nad võivad sama asjaga jätkata. Kas sa ootad natuke elevusega ka, kuidas nüüd saade ilma sinuta välja kukub? Ma ootan seda elevusega siis, kui ma saan oma kompensatsiooni. Et selles mõttes, et sa võid ka selle saate kinni panna ju tegelikult mingiks ajaks, kui kohtuveskid jahvatavad. Et nad ei saaks seda näidata. Selles mõttes see on tehniline küsimus. Ma väga loodan, et asi sinna ei lähe, aga ma loodan ka, et ikkagi seadus kaitseb mitte ainult nagu saate vaatevinklist, vaid üleüldiselt. Kui on kokkulepe ja on sissetulek ja on projektid, mida te olete koos teinud, siis õige oleks, et see äripartner on ka kaitstud. Et vahet ei ole, kas ta on telesaade või mitte. Et üleüldiselt nagu. Aga ega sa ei ole ometi selline ahne miisu, et sa nagu... Absoluutselt mitte. Minu meelest, kui ma olles olnud see, kes teeb alati kõiki neid eelarveid, siis ma tean täpselt, mida ma võin küsida nii, et see teistele liiga ei tee. Ja neid upakile ei tõmbaks, eks ole. Et selles mõttes, et minu meelest see ei ole ebaõiglane, mis ma küsin. Aga teoreetiliselt see võimalus ikkagi on, et kui seda kohtuvälist kokkulepet ei tule, sa oled selle peale mõelnud? Ja olen mõelnud küll ja ma olen valmis ikkagi enda õigusi kaitsma selles mõttes, et ma saan aru, et teise silmis mul ei ole õigusi, aga mina enda südames tean, et mul on ja ma arvan, et tema enda sisimas teab ka, et ta tegi nagu liiga teisele poolele, aga tõenäoliselt ta ei tunnista seda kunagi avalikult. Kurb on ikkagi see, et kindlasti te proovisite, mis ma seletaja maa nagu olen. Et olekski öelnud, saame korra kokku, kurat sa ei joo veini ka vaata, tavaliselt kui tipsutad natuke veini või võtad šampanjat, siis kuidagi siis nagu inimestel, ma ei tea, mingid asjad lähevad lahti või kuidagi ollakse kuidagi... No vaata ikka öeldakse, et veiniklaasi taga või viinapitsi taga saavad jutud ausalt räägitud. Inimene avaneb, võib-olla ütleb need asjad, mis ta siin natukene surisevad sees. Ja, aga see ei aita, kui üks pool teisele ei meeldi, siis see ei aita. Et see on fakt. Et kas sa võid need asjad selgeks rääkida, aga kui ikkagi lõpptulemusel on ikkagi sama asi, et sa ei meeldi sellele inimesele, siis sa ei... Ma kogu aeg mõtlen, mis ime asja pärast see Karola ei meeldi. Kas sa ei pesnud ennast kui õhtuti enne, kui te seal karavanis magama läksite? Selle peale ma mõtlesin ka kusjuures mitmeid kordi, naised on seal karavanis üksteise otsas. No okei, pesemisvõimalused on ja kõik asjad, aga see on ikkagi natuke minu jaoks. Et kas ikka ei tule nagu siukestest... pisi asjadest nagu ei tule lõpuks selline suur pauk. Keegi norskas öösel, keegi nagu, ma räägin, ei pesnud oma jalgu puhtaks enne magama minekut või koonerdas seal mingisuguse asjaga või oleks võinud osta selle, ma ei tea, värske hea mõnusa saia asemel. See on palju asju ja kokkuvõttes ma ikkagi arvan, et
viimased aastad ma ikkagi tundsin seda, kuidas ma kogu aeg pean olema ettevaatlik, et teist poolt mitte ärritada ja ükskõik, mis ma tegin, ma nägin, et see mul ei õnnestu ja ma ütlesin seda välja ka, et mulle tundub, et ma ei saa mitte midagi õigesti teha, et ükskõik, mis ma teen, ärritab sind. Et nagu ma ei tea, miks nii on, aga ma näen, ma tunnen, et see nii on ja nii oligi. Kas mingid sellised konfliktid jõudsid sinna saatesse, aga ma vaata kõiki seeriaid ei ole vaadanud? Viimastel hooaegadel vist väga mitte, kuigi minu meelest Prantsusmaa hooaja viimases saates on näha seda meelsust seal pikniku laua ääres, kui ma olin täiesti nagu haige ja kuidas teised pooled mu kallal võtsid küll enda meelest läbi huumori, aga minu meelest see nagu väga hästi näitab seda meelsust minu suunas. Sest ma mõtlesin tihti, ma mingeid osi loomulikult vaatasin, teil oli hõõrumisi seal küll, aga ma mõtlesin, et see on tehtud nagu saate huvides, et see oleks põnevam. No me olime selles mõttes panime saatesse sisse ausaid emotsioone ja selles mõttes, eks ta oligi päris, aga samas saade peab ikkagi, meil oli kogu aeg kokku lepitud, et me ei hakka nagu mingeid asju tagasi hoidma sellepärast, et me teeme saadet, et vastupidi, et näitame, kuidas asjad on ja kui on hõõrumisi, siis lähevad sisse. Ja saatel läks hästi? Et kõik, natuke kahju ei ole või süda natuke murtud ei ole, sest see on nagu just oma lapsukene ikkagi. No ongi. Sellepärast ongi kahju, aga eelkõige on see ebaõiglus, mis teeb mulle haiget. Ja see, et mina pidasin meid sõpradeks, ma korraldasin Eeva tüdrukute õhtu. Ma tahtsin jõuda sinna. Meil on nagu tüdrukute õhtust matchivad tattoo'd. Mine pekki, te tegite tattoo'd. Ehk siis nagu see ongi nagu minu jaoks nii abur, et mina võtsin alati teda sõbrana, aga ma siiralt arvan, et tema seda ei võtnud. Ma arvan, et ma olin tema jaoks lihtsalt mingisugune mugav meelelahutus mõnda aega ja that's it, sest nagu päris sõbrale sa niimoodi nuga selga ei löö. Ja päris sõbraga sa räägid asjad selgeks, sest sa armastad teda ja sa tahad temaga asju selgeks rääkida, aga kui sul ei ole seda huvi selgeks rääkida, siis ta lihtsalt ei meeldi sulle piisavalt. Et tal on ükskõik, kas ta kaotab su või mitte. Ja, tal on ilmselgelt ükskõik. Ma ei hetkekski ei mõtle seda, et ta mõtleb, et tal on kahju, et ta must ilma jäi. Nagu absoluutselt mingit kahtlust ei ole selles. Sul natuke on kriibib, et sa temast ilma jäid. Mul on kahju sellest Eevast, keda ma tundsin alguses, kes kadus ära pärast seda. Mul ei ole kahju sellest Eevast, kes kogu aeg võttis mu kallal ükskõik, mida ma tegin, kõik asjad olid tal hambus, aga see Eeva, kes ta oli alguses minuga, see on see Eeva, keda ma igatsen, aga teda minu jaoks ei eksisteeri juba aastaid. Et võib-olla teiste jaoks ta eksisteerib samamoodi, aga minu jaoks juba aastaid pole. Kujutage, et sõpruse märgiks tüdrukud tatoveerivad, sa olid ju kaine. Ma mõtlen, et tavaliselt tüdrukute õhtu, et siis ollakse natukene sassis ja siis tehakse selliseid lollusi. No kuule, sa ei tatoveeri isegi oma peika nime tänapäeval või pruudi nime oma kuhugi, ma ei tea, varjatud ja mitte varjatud kohtadesse ju. Kus nii loll olid nüüd siis? Teed nüüd sellega? Teed mingi uue selle? See on minu jaoks väga hea see meeldetuletus, et elu on nagu on ja vahel mõni laine viib mõned inimesed su elust ära. Mis te tegi? See on laine. Ja. Elulaine siis, mis asi see on? Elulaine jah, järelikult siis, mis te laine tegite? Eeva valis selle. Kuule, sa olid natuke sõltuvuses sellest Eevast. Absoluutselt mitte, mis sõltuvuses. No selles mõttes, et ta meeldis sulle. Kas ta ei olnud natukene sinu jaoks selline nagu... Ei no, ma ütlen sulle ausalt, ükskõik kes mu sõpradest ütleks mulle teeme matching tattoo'd, muidugi ma teen, mul pole mitte mingit kahtlustki. Karola, teeme matching tattoo'd, 100% sellepärast... kohe. Jah, sest me oleme ju ka sõbrannad olnud ja teinud igasuguseid saateid koos ja meil on väga tore. Ma tahaks ka mälestuseks siia, et ma mõtlen, et mida ma paneks siia. Dollari märgi. Et kui me tegime nädal aega ilma, siis ma ei tea, mis ma siis teeks. Mis see sümbol võiks olla. No ma mäletan, ma olen suga see ikkagi teinud saadet ja ma kogu aeg olen ka üritanud kedrata nagu, et kas meil enne siin, kui meil see salvestus hakkas ka, ma küsisin, et tuleta palun meelde, et siit on nii palju aastaid, et me olime pikalt koos ja me olime ka päriselt nädal aega ilma, puhta paljad on ju. Ega kui me hakkasime endale siis asju kokku kraapima, see oli enne influkate aega, siis ei olnud, see ei olnud kellegi influencer on ju, et siis
mõtlen, ma üritan nagu kedrata, kas meil tekkis mingi konflikt, kas meil tekkis mingid riiu või mitte mõistmise hetked või sellise tigeduse hetked, ma ei suuda seda meenutada. Mina küll ei mäleta, et oleks olnud. Ainuke, kes mind närvi vahel ajas, oli Olle, kes käskis mul nii ja naa tehas ja ma kujutasin ette, et filmitakse seriaali ikka teistmoodi, aga see selleks. Aga nagu ei olnud midagi hullu sinuga, et ma nagu ei oska ka seda nagu kedrata, et mis võiks käivitada ja sellepärast me jõuan iga kord millegi pärast alati tagasi raha juurde ikkagi. Sa kogu aeg rõhutad seda, ma ei meeldinud talle, aga ma ei tea, mul nagu väike kahtlus ussunud, kas teil ei tekkinud seda hetke, et meil on, teil oli 50-50, eks ole kõik. Aga mina teen natukene rohkem, tavaliselt on nii, 2 sõbrannad teevad mingi äri ja siis teisel või 2 sõpra ja siis on sul selline tunne, mina pingutan natukene rohkem, mina panen sellesse natukene enam kui sina on ja siis läheb selle pealt natuke selliseks konfliktiks. Seal selles mõttes võivad olla erimeelsused küll, et üks arvab, et üks teeb rohkem, teine arvab, et teine, aga kui sa paned nüüd nagu paberi peale kirja, siis see on ikkagi seda projekti, mis on nagu nii palju väiksema eelarvega kui samad saated, mida teevad mehed. Seda lihtsalt peabki tegema entusiasmi pealt selleks, et saada piisavalt raha. Et selles mõttes, et kahjuks on lihtsalt niimoodi, et vaata, kui sa teed seda sõpradena ja sa teed seda nagu kire pealt, siis sa oled nõus sellega, et sa saad vähem raha. Aga kui sa teed seda nagu vastumeelselt, siis sa ei ole nõus. Mina tegin seda kire pealt. Mina olin nõus nende kompromissidega, et võib-olla me ei teeni neid turuhindasid, mis nagu teised teenivad, eks ole. Aga kui on ju näha, Eeva juba aastaid rääkis, kuidas ta ei taha seda saadet teha ja et nagu tema, oleks olnud tema otsustada võib-olla täielikult, siis oli mitmeid kordi, kus ta ütles, et tema enam sellega ei jätka. Et see oligi see vahe, tema ei sallinud selle tegemist, mina armastasin selle tegemist ja see on ka üks nendest konfliktikohtadest. Minu jaoks oligi üllatus, et pärast aastaid ähvardamist, kuidas ta mitte kunagi seda ei tee enam, siis ta lõpuks nagu otsustas seda teha ilma minuta, et siis ilmselgelt olin ju tema jaoks mina probleem. Põnev, see naiste vaheline, aga meestel juhtuvad samasugused asjad, nagu me siin näeme. Ikkagi küsin sellise lõpetuseks ka, et see ei võta sul isu ära teha asju koos heade sõpradega. Absoluutselt mitte. See minu jaoks ikkagi on see, et lihtsalt õiged värvid tulevad välja selgemini ja paremini ja see pigem filtreerib inimesed ära su elust, kes ei pea seal olema ja mina hea meelega teen sõpradega asju edasi ja naudin seda, et kui sa lähed tööle, siis sa saad aega veeta oma kõige toredamate inimestega, mitte võõraste inimestega, kellega sa pead tundma õppima kõigepealt teineteist. Et arvestades, et kui tavaline tööpäev on 8 tundi päevas, siis mitte ühegi sõbraga sa ei saa 8 tundi päevas koos veeta, kui sa just ei saa temaga tööl tuttavaks ja siis nagu sõpradeks. Nii et mina alati eelistan seda, et saab sõpradega koos teha asju. Selge. Mul on enam-vähem kõik selge. Ma mõtlen veel, mida ma sult välja pinnida tahaks, et kas sa nagu, et sõbrad võivad teha omavahel asju. Jah, vahel võivad mitte, aga see saate formaat on üsna keeruline tegelikult, sest sa ju ei tea, sa ei saa kirjutada sellist skripti ette. Põhimõtteliselt ta läheb ikkagi sellise tunde pealt. Ma ei usu, et sul oli mingi main plaan, sul oli masterplaan. Kui sa mõtled seda, et sa tahad saatesse sisu, siis sul on vaja erinevaid sihtkohti ja arvestada ja nii edasi, et selles mõttes sul on plaan paigas. See, kuidas iga inimene seal selles erinevas sihtkohas reageerib, seda me enam-vähem võime ennustada, et kellele meeldib see ja kellele teine asi ei meeldi, aga selles mõttes ta on ikkagi ju plaan, et see ei ole nii, et me seal koha peal hakkame nüüd mõtlema, et siis me ei jõuaks kuhugi. Aga seal tuleks jääda selline spontaansuse moment, et asjad lihtsalt nagu kogemata juhtuvad. Nad juhtuvad nagu nii, et isegi kui sa teed plaane, siis sinna vahele juhtub ka asju, et selles mõttes. Ja kui sa vaatad nagu ükskõik mis reality sarja või reisisaadet välismaal, siis sa võid olla kindel, et seal on ikkagi väga palju inimesi taga, kes seda planeerivad ja teevad.
et isegi kui jääb mulje, et asi on spontaanne, siis okei, mõni asi võib olla, aga see spontaanne asi tuleb ka ennem ära organiseerida, sest esiteks väga paljud kohad ei võta sind kaameratega vastu nii, nagu sa lähed, on ju, et tere. Nagu me täna siia tulime, kus juures. Isegi seal Rimis või kus iganes me käisime poes, kohe kaamerameestega taheti meid välja visata, et selles mõttes, kui sa teed telesaadet, sa pead seda ikkagi ette planeerima ja kui sa võtad ükskõik mis Netflixi sarja, siis sa võid kindel olla, et see ei ole nii, et nad lähevad kuhugi kohvikusse ja see ei olnud enne kokku lepitud, on ju. Ma tahan just lisada, aga meil see õnnestub, sellepärast mul tulid jälle need vanad ajad meelde nädal aega ilma, on ju. Me pidime algul tegema selles töökojas selle hommikusöögi, kus su siis kaubik on seal, kus seal kõik tuunitakse, vaadake palun eelmist videot. Aga siis selgus, et ikkagi see ei ole hea idee, sest seal oli kõva mürin ja siis töömehed ei tahtnud ka seal kaameras ilma ette jätta ja täiesti spontaanselt panid vist kaardi peal, vaatasime, mis on lähim kohvik siin ja me tulime lihtsalt siia extempore ja palusime, kas me tohime siin saalis selle ära teha. Minu meelest see on ainult Eestis võimalik. Ja mul tulid need vana aja vibe tuli jälle meelde, lähme teeme ära, küll nad lasevad meid, kui me teeme natukene mjau-mjau, et mujal maailmas see ei ole võimalik. Ja ma tahangi seda küsida, et paljud inimesed, mulle on tuttavad öelnud näiteks, et tead, teeme reisisaated, see on kõige lihtsam, vaata, kui palju neid toodetakse Eestis täna. Et see näib nii lihtne, et mingid, tõesti ma olen huvi pärast hakanud vaatama neid ja tõesti selline tunne, mingid jorsid lähevad oma džiipidega kuskile, õiguvad seal, räägivad täiesti seosesetut juttu, seal isegi ei toimu mitte midagi. Et see on imelihtne teha ja neid vaadatakse. Mis asi see nende reisi asjadega on? Et kas see on siis see ikkagi, et inimesed tahaks hirmsasti reisida ja maailma avastada, aga noh. Diivanil on mugavam vaadata seda avastamist. Tõesti. Ei, no ma arvan, et reisisaated on või üldse loodussaated minu meelest on toredad, et selles mõttes ma saan aru, miks inimestele neid meeldib vaadata. Aga noh, eks igal reisisaatel peab ka olema oma mingisugune twist ja oma sihtgrupp, kelle jaoks sa seda teed, et selles mõttes neid erinevaid sihtgruppe on palju ja selle tõttu on ka, ma arvan, neid erinevaid lähenemisi, et kuidas seda reisi näidata. Sa mingit sellist, sa teed sellist, nii-öelda tõsielu saadet, aga mingit filmikist või seriaalikist? Ma võin vabalt olla mingi produtsent mingite projektide peale, aga ma arvan, et mingit filmist stsenaariumit ise ma küll ei tahaks välja töötada, et pigem lihtsalt see korralduslik pool on mulle nagu põnevam. Tore. Aga ma hoian sulle pöialt ja mul on nii kahju, et ma ei saa kõiki saladusi välja rääkida, mida Karola mulle paljastas, ma üritan olla tore, normaalne inimene, õudselt keel sügeleb, sest et tegelikult see on alles algus ja kõik põnevamad asjad, nii et isegi mul kukkus siin 2-3 korda karp lahti, kui sa rääkisid, mis on su tegelikud eesmärgid ja unistused. Et ma tõesti hoian sulle kõvasti pöialt, aga teen seda ka isekalt, sest ma tahan sind ära kasutada. Aga minu meelest, et kui sa oled kellegi peale, ma olen viimasel ajal hakanud mõtlema, et kui sa kadestad kedagi millegi pärast, et ta teeb nii ägedat asja, see, mis sa rääkisid, mis sul tulevikus kõik tuleb. Tõesti tundsin sellist kadeduse uss hakkas mul sealt tagumikus sisse rohma. Aga kui sa isegi tunned kadedust, siis järsku tuleks seda tunnistada ja lihtsalt öelda. Ma olen rõõmus su pärast, aga samas ma olen... Aga sa keegi ei takista ju sul neid samu asju tegema. Ma ei viitsi. No võt, siis on ka kadedusel põhjust, kui ise ei taha. Aga ma tahaks sind ära kasutada. No siis kasuta. Aga seda näete juba tulevikus, et ma teen seda kindlasti ja püüan olla kuidagi... Püüan olla sul sõber. See on tore. Kasulik. See on väga kasulik. Ja kurat, ma mõtlen su peale ka, mul ei ole isegi, kas ma olen sind kunagi taga rääkinud mingis suhtes. Ei ole, mul pole siis sittagi rääkida. See on ka kummaline. Aga mõtleme, mis kuramus. Igal inimesel on nagu mingi... Ma mõtlesin, nagu kraabin sest välja, et mis oleks nagu selline joon, mis mulle võib-olla ei meeldis, mis ärritab või... Kurat ei ole, see ei saa võimalik olla, ma ei mõtle seda praegu välja. Ma võin varem selle peale mõelda, aga ei ole. No see, et sa ei joo, tead, see, et ma ei saa šampapudel, et tähistada seda sinu uut karavani ja värki, sa ei joo.
jah, see on õudne pärast asi. tuleb rooli minna ka veel, nii et see isegi kui ma sinu nimel tahaks teha ühte klaasi lahti, siis ma ei saa. ei, ta ei saa teha, ta jääb kohe magama. Ja siis see mind natukene ärritab, aga see ei ole jah, sinus kuidagi pärssinud seda, et sa ei teeks mingeid hulluseid või spontaanseid asju, et see on nagu tore ja lähed ikkagi ja see mind ärritas, nüüd ma saan välja öelda, nii. Seal, kui me tegime nädalaga ilma. Vaata, mina lähen ju täie rauaga põlema ja olen nõus igasuguseid jubedaid asju tegema. Ma vist tahtsin isegi mingisuguse kaatri kaaperdada seal või mingi asja. Siis tema on see, kes sikutab samast, ära tee, see on seaduse vastane, seda ei tohi, see läheb liiale, me saame karistada, et pannakse vangi. See nagu oled põdeja natukene. See mul natuke, ma olen põdeja, aga samas mul on ka kõige hullumeelsemad ideed, mida väga paljud teised üldse ei võtaks ette, aga lihtsalt nad on võib-olla siis legaalsemad. Et see on natuke liiga korralik minu jaoks. See on küll kohutav. Aga minu meelest nagu erinevus rikastab, mul on ikkagi seda meelt. Aitäh ja 4 aasta pärast näeme jälle. Aitäh sulle. Aitäh teile ka, armsad vaatajad.